See Surmamasin võib olla kõige odavam hävituslennuk, mis eales tehtud. Mida te näete, on Ukraina FP2 ründedroon, mis tulistab rakette Vene õhutõrjemeeskonna pihta lennu ajal. Taustaks. FP2 on Ukraina enda keskmise tegevusraadiusega ründedroon, mille on ehitanud Firepoint. Selle lennuulatus on 200 kilomeetrit ehk umbes 125 miili ning kandevõime 105 kilogrammi ehk umbes 230 naela. See droon ilma raketi täiustusteta on juba vastutav mõnede 2026 aasta kõige laastavamate Ukraina rünnakute eest, hävitades Vene S-300, S-400 Tor, Pantsir S-1 ja Pukk-õhutõrjesüsteeme, samuti juhtimispunkte, laskemoonaladusid ja terveid raketiheitjaid. Siiani oli iga selline droon ühesuunaline ründeplatvorm. Sa saadad selle teele, see lendab ja plahvatab kokkupõrkel. Aga see on nüüd muutunud. Sinu ees olev videomaterjal näitab, kuidas FP2 tulistab analüütikute hinnangul juhitamata Nõukogude ajastu õhurakette, tõenäoliselt S5 57 mm või S8 80 mm otse Vene mobiilse õhutõrjemeeskonna pihta, kes üritas seda alla tulistada. Väidetavalt kannab droon 2 raketipadrunit, kummaski 4 raketti, mis tähendab, et üks droon võib oma tõrjujate pihta välja lasta kuni 8 raketti. See on õudusunenägu igale armeele, kes selle tule alla satub, ja see hakkab Vene eesliini üksusi hävitama. Näite, Venemaa on tuginenud mobiilsetele tulegruppidele, põhimõtteliselt kuulipildujatega varustatud kastiautodele, mis on pargitud tuntud drooniteede äärde, et tulistada Ukraina droone alla, enne kui need jõuavad millegi olulise juurde. Kuid nüüd, kui FP2 suudab vastu tulistada, ei saa need tõrjeüksused enam Ukraina droonidega tegeleda ilma väga reaalse ohuta ise surma saada. Ja isegi kui vaid osa neist droonidest kannab tegelikult rakette, peab iga Vene mobiilne üksus kogu rindel nüüd muretsema, et võib saada raketitabamuse enne, kui nad üldse drooni lähenemist kuulevad.